Täna ma näitan, kuidas ma korrastasin mööblit, vahetasin toolidel riide. Toolid on väga ilusad, kerged, aga riie oli kulunud. Siin ma vahetasin juba ära enamus toolidel. Nüüd on jäänud mul, nagu öeldakse, viimane või tool ja see näeb siis selline välja. Riie on vana, kulunud. Selline tüüp toolil. Ja nüüd ma vahetan selle riide rohel. Kõigepealt ma keerasin tooli laua peale. Siin on kruvid ja selleks on vaja kas käsikruvi keerad või antud juhul lagutelliga. Keerame siin kruvid lahti. Laseme selle põhjaplaadi lahti. Need on oma paarkümmend aastat toolid vanad. Aga nüüd on, kas me viime siis mingi meistri juurde või teeme seda korda. Seda saab iga meesteravas teha. Selleks ei ole mingit erilist mõjutust. Keerame kruvid välja. Ja siis isegi naisterahvad on kohati nii tublid, et nemad tulevad isegi sellega tööga toime. Hakkab velli käes hoida. Nii, kruvid on väljas ja saamegi selle tooli kätte nüüd. Nii, selle põhja, tooliraam eraldi. Noh, ja põhi on näed siin nüüd must ja määrdunud. Ja selle riidi me vahetame nüüd ilusti välja. Siin on pandud näed see dekoratiivriie peale. Aga siin tuleb siis nuga, siukene töönuga ja siis ma klambritega ja kaputan selle klambritega selle noa sinna klambri alla, aga nuga ei tohiks niipidi olla, sest nüüd, kui ta käest libiseb, siis ta on sõrmes. Aga nuga terav teisele poole, kruvikeere otsaga, niimoodi saab kangutada selle lahti siia vahele. Ja siis kas näpitsatega saab selle nüüd selle klambri ära tõmmata välja. Nii, mingi rätast siin on veel jäänud mõned üksikud klambrid ja ongi meil see riie siit lahti selle nii. Ja nüüd avaneb meil, näete siin see alus riie, see on nagu kaaneks peale pandud dekoratsioon. Ja siin on see riie nüüd lahti, näete. Siin ei olegi midagi hullu. Ongi vana riie meil käes. Mõnes toolil on siit ka veel uuesti klammerdatud ja eks ma teen ka niimoodi. Noh ja nüüd ma nüüd võtan selle ära, siin porolon iseenesest on terve. Kui porolon on vilets, siis ma panen uue poroloni. Ja see on täiesti korras, porolon töötab pehme. Ja siin see riie nüüd sellega ei ole midagi teha, sest ta on ära kulunud, ta on, näed kui õudne ta on. Ta on kohati isegi augud sees ja näete siin ta on nii kulunud ja päevitanud. Ja nüüd ta saab uue elu, see tool. Ja selleks siis on olemas mööbliriideid ja siin mul on selline teistsugune riie, ta on natuke nagu veniv. Ta venib isegi natukene. Näete, kuidas ta venib. See on hea, et ta venib. Et siis ma saan tõmbada väikese pinge alla ja siis ta saab hästi ilus välimustel. Suurest tükist lõikab mingi iluse riba ja näed, nüüd ma panen selle siia peale tagurpidi. Ja siis vaatan, et kas ta ulatab igale poole. Et siin ta ulatab serva peale. Väga palju üle ei ole mõtet panna. Et kuskil nii natukene isegi aga tagavara siin on. Et meil ulatab siia ilusti peale kinni lüüa. Ja siit külje pealt vaatame ka. Panen ta ühele poole rohkem, et siis nagu ei ole mõtet igalt poolt nii palju
ära lõigata, nii. Ja nüüd ei jää muud kui klambrilööjaga. Mul on selline klambrilööja ja siis klambrid ja nüüd me siit paneme klambri sisse. Paneme uue. Nii, klambri läks sisse. Nüüd panen selle tagasi siia. Ja lükkan selle liiga palju, liiga pikk oli. Ta on tulemus, pool panen. Toon sisse, see on teise klambrilööja oma. Nii. Ja nüüd ma siis panen siit keskelt kõigepealt. Keskelt panen ühe ära. Ja siis nii kordame, et natukene venitan. Ja teisele poole ka. Nüüd ma saan keerata teda isegi ringi. Ja nüüd, kui siin meil kõik sobib, siis ma saan siit, vaatan, liiga palju on. Ma saan kääridega teda lõigata vähemaks, et teda nii palju ei ole siia vaja. No. Ja nüüd ma natukene tõmban pingesse ja panen ta siia peale, natukene pingesse, keskele kõigele. Ja siia kõrvale 3 tükki keskele. Nii, ja nüüd ma saan siit ka teha. Siit samuti enam-vähem natukene nii-öelda keskele jälle. Siin on nii lihtne, ei olegi midagi teha. Ainult ette võtmine. Ja teiselt poolt ka. Ja vaatame, kuidas ta on. Oi, need nii palju on rohkem. Riide raiskamine. Aga noh, ennem olgu rohkem kui vähem. Ma lükkan siit ka maha. Sest ei ole mõtet nii palju siia panna. Nii. Nüüd ma natukene pingutan juba, et alt oleks riie ilusti pingel. Muidu jääb korts sisse. No ja nüüd tuleb see nurk siin kuidagi saada. Nurga me saame siis niimoodi, et paneme siit, näed, tõmbame nii pingi alla ja siis siia tuleb üks lüüa. No, näete, niimoodi. Väiksed kortsud jäävad, see on kõik hea. Tõmbame pingi alla niimoodi ja lööme kinni. Ja kui vaja siin, et nüüd tõmbame siia. Ja teiselt poolt jälle võrdselt, me ei saa see ühte hunikusse ajada, enam võrdsed kortsud ja pingutame natukene. No. Näete, ja siin nurk ongi hea. Kinni. No näete. No, ja nurk on olemas, näete. Häda mitte midagi. Ja niimoodi kõik teised ka, me võime siit isegi, kui teda liiga palju, me võime natukene ära lõigata. Ühelt poolt. No, see oli küll. Saame see alla ka jätta niimoodi. Nii on kõik ilusam. Tähtsalt siia ei jääks korts, et siit saaks võrdlemisi seledalt.
osad me võime tagasi võtta ka. Kui mõnest kohast on näiteks sinna, võtan ta natuke tagasi, näiteks kui mulle ei meeldi klambri. Ja siis me võime selle võrdselt ära jagada. Kui tekib mingisugune korts, et mulle ei meeldi, siis me laseme võtta natuke tagasi. See nüüd on kõige raskem nurk, sellepärast, et siin on erinevad sirge, siis on väga lihtne. Ja siis me saame selle kortsu välja. Tirides me ei saa, me peame selle klambri tagasi võtma. No, näed, kui hästi see nüüd. Ja siin me nüüd selle nurga, siis ma ei saa mitte järjest minna, või kuna ümber nurk on, siis me võtame siit keskelt kõige selles 45 kraadi, selle viime ära ja siis nüüd me peame selle võrdselt jagama niimoodi, et ei tuleks kortsusi. No, näed niimoodi. Ja korrast anname kinni. Siin on need korts sees, võtan selle klambri tagasi. No, jaga nüüd need kortsud nagu võrdselt ära. Siis tuleb ka tagasi võtta vist. Nii, see nurk ka. No vot, ise teha, see on, näete, kui lihtne. Siin ei olegi raketiteadust ja üleliigse võib ka ära lõigata, see väga puntras ei ole. Sellepärast, et leida töömees, kes teeb, kui me leiame. Ja teiseks, mis ta veel küsib raha selle eest. Nii, ja see näete, ja nüüd vaatame, kõik on ilus, kõik on sile. Noh, ja kui midagi ei meeldi, siis võtame klambrid lahti ja uuesti. Ja nüüd jääbki see must riie nüüd siis tagasi panna, dekoratiivriie. Nii tagumine ots on siin, see on kitsam, see on laiem. Võt niimoodi. No, vaatame enam-vähem sama, mis oli. Esimene ots on kõige tähtsam, see on esimene ots. No, siis paneme, vaatame, siin on võrdselt. Ja nüüd paneme siit klambriga kinni. Natuke pingutame ka, mitte väga kortsu ei jää siin all. Nii, ja nüüd vastas pool nüüd tõmbame ta pingele ja paneme siit keskelt kõige enne. Ja siit samuti pingutame. Sellega saab hakkama taasumne kooliõpilane, sest
siin vajutada, kes seda klambripüstolit vajutab, siis ongi. Ega siin rohkem pole. Nii, klambrid said otsa. Nüüd vahetame klambrid jälle. No, läkski sisse. Nii, ja ongi meil siinpool ka veel. Ja ongi meil tool riie vahelt selle plaadil. Ja nüüd jääb ainult see tagasi jälle krõttida. Ja on meil tool valmis. Aga lihtne oli kodus teha. Aga vastasel juhul me peame leidma töömehe. Nii töömehe, nii see tagumine küll. Ja viima selle tooli töömehe juurde. Nüüd ma keeran ta tagasi siia alla. Nii, siit on tasa ilusti pesas sees. Seal, kus ta ennegi oli. Nii. Ja nüüd ma keeran need kruvid tagasi. Ja ongi meil tool valmis. Mul on praktiliselt uue riidega uus tool. Aga kui on see kuskilt tappidest on see tool lahti kuivanud, siis seda ma näitan järgmises kodukorrastuse nurgas. Kuidas saab selle lahti võtta, uuesti PVA liim vahele panna. Vanasti tehti see kõik Tisleri liimiga, aga tänapäeval keegi ei vitsi ennata Tisleri. Võetakse PVA niiskuskindel tugev liim, lüüakse lahti, pannakse liim vahele, uuesti kokku, pitskruvidega keeratakse kinni ja siis ta ühe öö seisab või 10 tundi kuskil ja siis ta on jälle tugev. Ja siis uuesti riidevahetus ja on uus tool. Näete, nüüd on ilus tool, uus tool.